No tere hommikust. Uus päev. Nii. See sai täna valmis. Trakk kaob vahepeal ära. Nii. Kliendiritv on valmis. Sain vaja saata. Siis tuli veel 2 rida tellimust. Üks siis Noogutiga unustasin jälle mikrofoni panna, nii ikka. Selle vea saame kohe parandada. Ups. Nii. Olemas. No ma loodan, et on olemas. See on siis Tiit Seosmo see, noh, mis iganes see, noh, jookseb kokku käeshoidja. Siin Active Track on peal praegu, et vaatame, jälgitab mind. Nii. Ühesõnaga on vaja teha siis 50-sendine kõvera käepidemega üks ots. Ideaalne. See on siis 3D's lastud teha. Noh, nüüd siis juba 3 aastat olen seda väikest jublakat arendanud. Mitu korda ümber teinud. Nüüd ta siis tundub enam-vähem perfektne, mis peaks olema siis selle kõveriku tegemiseks. Põhimõtteliselt ta välja siis hakkab nägema niimoodi. Käepideme ka. Kastike. Pole ammu teinud, siis on asjad veits. Hoppes. Nii. Et põhimõtteliselt siis see läheb siia otsa. See läheb siia otsa. Ja siis tulebki kõver käepide. Et rüttur oleks tugev. Läheb siia sisse karbon ja teisele poole läheb karbon sisse. Ehk siis see ikka on mõõtu ja siis see läheb siia sisse. See on tugev. Praktiliselt ei paindu. Seda puruks ei tee. Enne tegin alumiiniumist. Nüüd on siis puhas karbon. Ehk siis annab veel kergust juurde. Ehk siis pole mõtet karta, et see alumiinium või ütleme, mitte alumiinium, vaid see kõver käepide on nõrk või läheb katki või jah, ta võib katki minna siit alt
Kuna see on kork, siis ta päris siia lõpuni ei lähe, siis seda osa ta võib murda, aga no selles suhtes, et kellel on katki läinud, siis tasub mulle tagasi saata, teen täitsa tasuta korda. Nii et ega minu käsitöörittadel on ka niisugune varjatud eelis või ma väga seda välja ei reklaami, muidu hakatakse seda ära kuritarvitama, et noh, põhimõtteliselt kui sul ikkagi nuhuti läheb katki, vahetan selle tasuta ära. Rõngastel on põhimõtteliselt eluaegne garantii, kui seal mingi rõngas, need on metallkeraamilised. Et kui seal peaks midagi juhtuma, siis metallkeraamilised, noh, ühe näite teile. Tal puudub sees keraamika, on niisugune metallvõru. Et noh, siin praktiliselt ei saagi midagi juhtuda ja noh, talvel muidu see keraamika vesi läheb vahele ja külmaga läheb katki, võib minna tähendab. Et kuna teha siis kohe juba perfektne asi, siis kasutangi keraamikavabasid ehk siis metallkeraamilisi rõngaid. Ja siis põhimõtteliselt see kõverkääbide on siis väga populaarne nii Haspel kui multirullil, et öeldakse küll, et aga seda väga mugav käes hoida, see saab väga kerge ja tugev. Muidu noh, eelnevalt olen teinud seda, kas ma siit leian, vist kohe ei leiagi. Ühesõnaga, neid variante on palju. Ja need uuemad on siis juba süsinikust. Samad asjad. Kork versus süsinik. Süsinik on veel kergem, veel tugevam vastupidam. Siin on ka need rullikinnitused on süsinikhübriidid ehk siis plastiku ja süsiniku seguga. Need on siis tipud praegult. Need on tipud. Ei leiagi seda vist algselt praegult üles, nagu näidata tahan. Soodi ja Soodi ja projekte on siin nii palju, et mis ma kohe silm ei haaragi neid kõiki asju. Leidsin. Esmalt tegin siis täiskorgis selle kõveriku. Kuna see on väga aeganõudav, tüütu, nurka väga raske paika saada. Ja nagu näha, siis on siin juba nagu nii-öelda erinevus või error juba sees, et see pole päris see nurk. Ja tekkiski see probleem, et tahaks, et iga kord oleks ikka õige nurk, siis on spetsiaal välja töötatud siis minu poolt selline nurk. See on nüüd ka mitte plastikust, vaid see on ka plastikuhübriid ehk siis plastiku ja karboni seguga on see plastik samamoodi lastud teha, et on natukene kergem, tugevam. Ja noh, pole ilmu, et ta siit midagi ära murab, et see jõud peab ikka väga tugev olema, et vabalt hakkida. See on aastatepikkune jälle töökogemus. Et see ei ole lihtsalt arvukast välja imetud asi, et see on ikkagi mitu korda ümber tehtud, läbi mõeldud, proovitud, katsetatud, tagasilöögid ja nii edasi, nagu need asjade juurde ikka need asjad käivad, et need asjad võtavad aega. Vot, ta on valmis ja selline on vaja siis nüüd üks kokku panna ja siis kirverit vaja sellest teha kliendi jaoks.
kuule, kas on nii palju? Pane seda teist ühenda. Ei püsi meeles. No aga ma ei hakka siin midagi ilustama, et ma filmin nii nagu ma filmin. Ma ei hakka siin kokku lõikama määrli. Et hoidin üsna robustselt ja ausalt seda asja teha. Nii, tundub, et natukene peaks. Nii. Või kala otsa tuleb väänama ei hakka. Aga siis jätkame täna vaese värviga, ma ei hakka täna siin midagi muutma. Rihmad õigesse kanalisse. Et üks ritt on siis nii-öelda Pärnu-Peipsi kombain noogutiga ja üks ritt läheb siis mulle nii-öelda sõbrale. Sõber tellis teisele sõbrale juubeliks. Et see ritt tuleb nimeline. Et saab ka nimelisi rittasid tellida. E-poes teen ka selle lähiajal, aga noh, kellegil on kindel soov, siis tasub alati üle kirjutada ja küsida, et kui olete rüba näiteks e-poes tellinud, et seal seda võimalust hetkel veel ei ole, siis tasub küsida üle. Nii, üks on ka väljas. Teine rangas ka paika. See on siis special kuumaliin, et see ei ole tavaline. See on siis Uchi enda oma, sellega ka tipurõngaid pannakse külge. Et noh, logiline, et ma olen läbi proovinud ka siin meie poodidest müüda täitsa tavalise liimipulgaga, nii et noh, see ei ole ikka üldse isegi sarnane mitte sellele tugevusele ja selle liimimisvõimekusele, et need on ikka öö ja päev. See on midagi muud. Aga noh, kõik on vaja omal nahal järgi proovida, et äkki saab odavamalt, äkki saab võtta need ka, et no, nii et ei saa. Ei, noh, kindlasti võib-olla, et mingil firmal on see parem ja kehvem, et ma siin võtsin esimesed ettejuhtuvad, et ma ei hakanud siin kogu kaubanduses olevas sektoris olevaid liimipulkasid läbi testima. Esimesed vist juba kätte jäid, siis need ei vastanud nendele standarditele, mis vaja oleks. Üks rull telliti. Talveks ümber tuunida Simon Osseliks.
talvetuuninguga ehk siis multirull, millel on siis laotur võimaldatud ja tehtud, et talvel toimiks külmaga. Nii, ja siis kollane. Kaheksa pakki siis hommikul pakkisin. 9. on siis Riva pits või ots, mis ma eile valmis tegin. Ja tellimusel jäid veel tegemata, sest et see oli värvikonnikult puudu, on vaja juurde teha värve ja suuruseid. Et hoian kogu aeg ladu asjadel, aga need, mis hakkavad otsa saama, siis mida ei ole, siis peabki arvestada, et tellimusega võib minna paar päeva, et nagu jälle ladu taastub. Jõuan ette valmistada. See oli siis IC Osmo kimbel, käsikimbel aktiivtrakiga siis, et no praegu tundub, et on nüüd üsna järjepidev või nii-öelda aktiivne. Rääkib küll, toimib, nagu öeldakse. Tingi selle rida ära, siis poes ostan süüa, lähen koju, teen oma kõnnitiiru jälle ja siis hakkan jälle valmistama, mis vaja, mis laos juba karjub, hakkab otsa saama, mis vaja teha on. Et siin päev läheb ikka pikaks, ütleme nii, et 9 tavaliselt. No ma vaheldava eduga, et ma siin jutti ei teegi, et lähen koju, kütan ahju, söön, puhkan, kõnnin, teen natukene midagi, siis saadan mõned meilid, vastan, mis kõik vaja teha. Puhkan, natukene istun, sirutan selga ja siis jälle jätkan, et niimoodi koduste toimetuste vahele. Mulle see sobib, et ma ei suudakski 8 tundi jutti mingit robottööd teha, et mulle sobib siuke vaheldusrikas töö. Natuke siit, natuke sealt. Nii on ta läbi aastate välja kujunenud, et ma päris lukku ennast ei pane, et muidu põlen kiiresti läbi. Läbipõlemisperiood on läbi tehtud ja kunagi, mis ta siis on nüüd juba 13-14 aastat tagasi, ennem kui ma selle oma töö juurde tulin või oma firma tegin. Ma olin agronoom 10 aastat ja noh, see tapis küll ära, et iga päev tööl ja see mitte just meeldiv kogemus, jah. Aga noh, eks elus tulebki asju kogeda ja läbi teha, et aru saada, mis on see õige või mis on see õige või vale või sinu jaoks mõistlikum lahendus.
ikka panna. Nii oleks ja nogutid on ka mul siis enda tehtud. Kõik on välja töötatud, läbimõeldud. Noh, paljudele ei meeldi see klõbise heli, aga noh, nii et kõigile ei saagi kõik asjad meeldida ja niisugust toodet teha, et kõigile sobiks. Ma arvan, et on üsna keeruline. Iga aasta midagi arendan, midagi muudan paremaks. Nagu, et mulle ei meeldi see mugavustsoonis kaistuda, et ma pean kogu aeg nagu arenema või ütlema kaasas käima asjadega. Homme juba reede, homme on linnapäev. Käin taas poodides Bobos, Viisis, Kalastuseu, kus vaja on käia, kas on tellimusi või kuhu on vaja kaupa viia. Poed on siin juba kaupa tellinud. Pärnu jahipoon sai hunniku muskasid, värsket kraami, Jõhvi kuldkalake, Võru hobiprüke, ma ei tea, mis ta poe nimi on. Võru kalastuspood, siis Tartu Veevist tellis kaupa. Ja siin veel enne uut aastat sai Voovler Tartus sai oma täienduse kaupa osas. Nii et siin suuremad kaubaketid on kõik esindatud. Salmosse muidugi läheb kaupa samamoodi. Varsti ilmselt tulebki ka Salmo tellimus. See aasta veel ei ole sinna kaupa viinud, aga noh, nüüd kui jää tehti tänasest lahti, siis hakkab seda kaupa igale poole voolama. Nii, siin ei ole midagi. Puhtaks kleepsud peale. Hommiku vara juba siin jälle hunnik muiskasid, hunnik igasuguseid asju. Võtsin ühe kruvikeere, kogu aeg on midagi teha. Muidu on siin väike minikitt on, millega saab kiirelt rulle hooldada või nii-öelda, mis on mul kalareisidel kaasas, aga midagi suuremat keerata vahepeal siin mingit öörist. Siis nagu jääb jänni. Kui sa pole veel minu kanalit tellinud, siis praegu õige aeg. Pane like ja subscribe ja hakka jälgijaks, sa oled kõige värskema infoga kursis. Nii. Niuke põnev asi. Kõik otsad on olemas. Ja isegi väiksed padrunid. Põhimõtteliselt saab liputada, seina peale panna. Siin on mingi magnetiga jääb isegi
okei, noh, nüüd on vähemalt mul mingi tööriist olemas. nii, siis kleepsud.ee. tellisin jälle kleepse. Kleepse jääb kogu aeg vaja. nii. ega nende kleepsudega on keeruline, et kõik ei saa seda õiget kleepsu teha. siin on siis, ma ei tea, kas ta zoomib sisse või ei zoomi, aga Viljar peakski korra vaatama, kas ta zoomib sisse ka neid asju. vist jäi, panin natuke aeglasemalt, et ta ei hüppaks kargaks niimoodi. nii, kleepsudega ühendpool, see on teile varsti vaja. kuskil on ümbrikusse panema, sest et need kleepsud ju kipuvad ära kaduma ja selles minu väikses segaduses. noh, nagu praegu. Ops, see kadus. nii. lõikame siuksed jupid. kortsus ja ümbrikusele ka. ja siis täna plaanis pakkida siin mõned hariridad. üks otsarangas on vaja panna. noh, põhimõtteliselt ots on kadunud. ühesõnaga, ma ei tea, kas on näha, no siit on sihuke jupp ots puudu. sihuke ots on puudu. noh, uut me ehitama ei hakka, siia kõige lihtsam ongi siia uus otsarangas panna. et asja mitte keeruliseks teha. saab ka muidugi taastada otsa, aga noh, siis peab juba sihuke point olema igal, et saab teha siukse nii-öelda täissüsiniku uue täitsa otsa, et on, mis siin võib olla, 2,2, 2,4, 2,4 täpselt. et kliimime uue otsaranga ja siin ei midagi.